Juba aastaid on teadlased spekuleerinud küsimuse üle, kas mõõdukas alkoholi tarvitamine võiks vähendada südame-veresoonkonna haigusi. Doktor Viigimaa, milline on teie seisukoht antud küsimuses? On leitud, et tegelikult igasugune alkoholi kogus on südamele halb. Näiteks südamerütmihäirete osas kindlasti vahelöökide tekke, ka selle kodade virvenduse rütmia või absoluutse rütmia teke, kus süda on üldse rütmist väljas. Alkohol provotseerib seda. Samuti alkohol on toksiline südamelihase rakkudele ja võib põhjustada siis lõpuks südame puudulikkuse. Ja näiteks kui liiga palju õlut juua, siis ka see mahukoormus tõuseb, nii et veremaht tõuseb ja sellega kaasnevad sellised probleemid, seda on kirjeldatud isegi Bayeri õlle südamena. Aga teisalt on meil fakte selle kohta, et mõõdukas punase veini tarbimine, mis peab olema tõesti väga mõõdukas, 1–2 klaasi päevas, just toidu juurde, nagu see on Lõuna-Euroopa riikides ja võib-olla Prantsusmaal on kõige tuntum see Prantsuse paradoks, et see võib arterite lupjumist pidurdada. Ühesõnaga, et südame siis lupjumishaigus võib selle tõttu olla aeglasema tekkega ja infarkti risk langeb ja selle kohta on ka tegelikult tõsiteaduslikud uuringud olemas ja nende tulemused. Kuid miks soovitatakse juua just punast veini südame terviseks? Siin tundub ikkagi peamine olevat antioksüdantide küsimus, kuna punases veinis on oluliselt rohkem antioksüdante. Ja see Prantsuse paradoks, et situatsioonis, kus Prantsusmaal tegelikult loomse rasva tarbimine, eriti just juustude näol, piimarasva ja juustude näol, on päris kõrge, aga samas kardiovaskulaarne suremus on üks maailma madalamaid ja eluiga on praktiliselt üks pikemaid maailmas. Ja see üks põhjus tõenäoliselt ongi ikkagi punase veini regulaarne tarvitamine väga väikeses doosis, aga dieet kui selline või see, mida me sööme, sellest sõltub ikkagi väga palju, et lisaks punasele veinile kindlasti on väga oluline oliivõli tarbimine, siis pähklid, 20–30 grammi soolamata pähkleid on praegune soovitus, mis on tervisele ja südametervisele väga hea. Ja väga tähtsad on ka muidugi kalatoidud, omega-3 rasvhapped, mis aitavad meie infarkti ja ka ajuinsuldi riski oluliselt langetada. Antioksüdandid on viimasel ajal päris populaarne teema. Kuid miks on just antioksüdandid südame tervisele kasulikud? On tõesti näidatud, et antioksüdandid pidurdavad vananemist, nad vähendavad aterosklerootilise protsessi kiirust. Halb kolesterool võib küll olla kõrge, aga kui ta ei oksudeeru, siis ta ka ei kahjusta veresoone seina sellisel määral. Ja on näidatud, et sellega väheneb müokardiinfarkti, ajuinsuldi risk, samuti Alzheimeri tõve risk, ka pahaloomuliste kasvajate risk, nii et on väga-väga palju selliseid soodsaid positiivseid toimed, mida antioksüdandid organismile omavad. Aitäh, doktor Viigimaa, meeldiva ja huvitava intervjuu eest!